ei ole võimalik armastada kedagi või öelda, et keegi on minu sõber, kui me ei suhtle mitte kunagi temaga või kui ma räägin temaga ainult kord aastas, võib-olla ta on tuttav ja räägime ja Jumal tahaks meile midagi öelda, aga me ei kuule lihtsalt. Suulised palved on alati kasulikud ja vajalikud. Püha Antonius, palun aita mul leida ja pistis käekasti, leidis kohe selle õige tüki. Ma pidin ootama 15 aastat, aga vaata, siis Jumal siis maksab alati väga hästi, siis kui toob midagi suuremat. Kui sa oled valmis ootama. Tere, mina olen Marta ja me salvestame nüüd halastuse sõnum teist osa ja täna me räägime palvest ja mul on hea meel, et isa Pedro on nõustunud natukene rääkima palvest meile. Nii et tere tulemast. Tere, aitäh kutsest. Aitäh, et te tulite. Ja ma tahtsin kõigepealt küsida, et muidu kaua te Eestis juba olete olnud? Olen juba peaaegu 15 aastat. Ma tulin aastal 2011, siis järgmisel aastal 15. Ja siis kust te muidu pärit olete? Mina olen sündinud Argentiinas. Minu pere on pärit Itaaliast tegelikult ja ma olen elanud nii Argentiinas kui Itaalias, aga vist olen rohkem argentiinlane kui itaaliane tegelikult. Aha, okei. Aga milles see siis väljendub, et rohkem argentiinlane? Sest vist olen lihtsalt rohkem elanud Argentiinas. Itaallased ja argentiinlased ei ole nii erinevad tegelikult. Ei ole nii erinevad. Ei öeldakse, et argentiinlased on itaallased, kes räägivad hispaania keeles. No hästi. Nii et siis on nagu palju keeli, mida te oskate rääkida, hispaania, itaalia? Inglise, eesti keelt. 4. Ladina? Ladina ja ma oskan lugeda vana kreekaga, aga ei õppinud, kuidas rääkida tegelikult. Nii et preesritel selline hea oskus, väga palju keeli alati. Aga siis palvest, et mida tähendab katoliklase jaoks üldse palve või tegelikult ilmselt üldse kristlaste jaoks? Mis on palve? Ma arvan, et palve on enamasti vestlus Jumalaga. Kristusega, Jumal isaga, püha vaimuga. Ja nende kõigi poole saab eraldi pöörduda, aga? Palve on vestlus ja peab olema minu arust nii loomulik kui võimalik. Ja mõnikord lihtsalt sõltub natukene päevast, siis teatud päeval võib-olla sa vajad Jumalaga rääkida üldiselt, teades, et Jumal on isa ja poega püha vaim loomulikult, aga lihtsalt pöördud Jumala poole. Mõnikord tunned nagu vajadust rohkem Jumal isaga rääkida, sest ma ei tea, sul on nagu mingi suur probleem, raskus ja vajad isa, kes võtab sind vastu, kes lohutab natukene sind või mõnikord on vaja vist rohkem rääkida Jeesusega, Kristusega, sest saad aru, et on hea sõber, parim sõber, vend, kes elas nagu meie keskel ja siis, kes saab hästi meist aru ja seepärast on vist natukene lihtsam nagu temaga rääkida, mõnikord püha vaim, teades, et on armastus isa ja poja vahel ja mõnikord see on see, mida sa vajad, siis rohkem võib-olla kui on palve on rohkem nagu emotsionaalne või efektiivne, siis selles olukorras vajad vist rohkem püha vaimuga rääkida või kui sa vajad valgust, siis paistab loogiline vaimuga rääkida, näiteks. Aga samuti katoliiklased, siis kui nad palvetavad, mõnikord nad räägivad ka näiteks inglitega, kaitseingliga ja just näiteks kaitseingliga on võimalik temaga rääkida, temalt abi paluda. Maarjaga ja pühakutega. See on väga, meie jaoks see on ka väga loogiline, nemad kui nad on pühad, siis nad on taevas ja seepärast nad on Jumala juures, nad on meie eest kostjad, siis saame nendega rääkida, et pärast nemad räägisid ka meist natukene Jumalaga nende kaudu, siis Jumal annab ka meile armu abi.
nii et me praktiliselt juba ütlesimegi kõik võimalikud inimesed või inimesed, kelle poole palvetada. Aga miks üldse on oluline nagu palvetada, et kas midagi juhtub, kui me oleme katoliiklased või kristlased, aga ei palveta? Kas üldse saab olla selline kristlane, kes ei palveta? Tähendab, ma arvan, et ei ole kohustus, on rohkem nagu vajadus või on vaja nagu avastada, et see on tahtis, et see ei ole pisiasi, sest lõpuks meil on süda ja peame õppima Jumalat armastama ja ei ole võimalik Jumalat armastada kogu oma südamega, kui me ei tea, kes ta on, kui me ei tunne teda, kui me ei suhtle temaga. Ei ole võimalik armastada kedagi või öelda, et keegi on minu sõber, kui me ei suhtle mitte kunagi temaga või kui ma räägin temaga ainult kord aastas, võib-olla ta on tuttav ja siis võib-olla on lihtsalt mingi kolleeg või keegi, keda sa oled kunagi näinud, aga on väga raske öelda, et on hea sõber või et on keegi, keda sa tegelikult armastad. Ja niimoodi, ütleme, inimeste süda töötab, siis kui me ei suhtle, unustame väga kiiresti, kes on see teine inimene, miks oli meie jaoks oluline, kui hea ta on, kui on inimene, on selge, et ei ole täiuslik, ei ole perfektne, võib-olla ta võib eksida ja võib-olla me eksime ja on vaja nagu temalt andeks paluda või midagi sellist, aga ma arvan, et on täpselt sama Jumalaga, siis kui sa ei suhtle Jumalaga, kui ei isiklikult ei räägi temaga, siis on väga raske õppida teda kogu oma südamega, kogu oma jõuga armastama. See on põhjus, miks palvetamine on tähtis. Kuidas palvetame ei ole nii oluline, sest on, ma ei tea, kui mitu nagu 1000 erinevat viisi, siis on võimalik palvetada erinevatel viisidel, see on selge. Enda sõnadega, piibli sõnadega, siis kiriku sõnadega, siis on kindlasti võimalik Jumalaga rääkida erinevatel viisidel, aga tähtis on iga päev natukene Jumalaga vestelda, et mitte unustada, kes ta on, et meelde tuletada, et me vajame tema abi, et me oleme tema lapsed. Ja samuti, kui me palvetame, anname ka Jumalale võimaluse meil aidata. Mis on vist ka nagu tähtis asi, millest millegipärast me mõnikord ei räägi piisavalt. Nii et nagu iga suhe, siis on vaja ka Jumalaga rääkida, et me tunneksime teda ja seetõttu on palvetamine nagu dialoog. Kõige oluline. Jah, nagu dialoogi kõige vajalikum. Siis kui on lihtsalt monoloog, siis mina räägin kogu aeg ja ma ei kuule mitte kunagi Jumala häält, siis midagi ei klapi. Aga kui on nagu tõeline dialoog, me pöördume Jumala poole, aga me püüame nagu avastada, mis on see, mida Jumal ütleb meile või mida Jumal teeb meie südames, kui me palvetame. Kui me palvetame, kui me oleme Jumala ees natukene aega, siis võib-olla me ütleme hästi palju, aga samal ajal Jumal nagu tegutseb meie sees. Väga hea, järgmine küsimus olekski olnud, et kuidas kuulata Jumalat või et kas nagu piisab ainult oma sõnadega rääkimisest või et kas nagu, et kuidas kuulata, kuidas me saame aru, et nüüd Jumal nagu tegutses meis või rääkis meiega? Vist esimene samm oleks see vaikus, sest mõnikord võib-olla meil on aeg-ajalt, kõik meil on enam-vähem sama probleem, et võib-olla me vajame palju asju ja palume ja või palvetame siis mingi intentsiooni eest või inimese eest, kes vajab abi ja räägime ja Jumal tahaks meile midagi öelda, aga me ei kuule lihtsalt sellepärast, et me oleme nii keskendunud selle, mida me ütleme või mida me vajame, et me unustame, et Jumal on meie juures ja ta tahab meile ka midagi öelda. Ja seepärast, kui palvetame, sõltub natukene palvest, aga vaikus on alati oluline, aeg-ajalt on vaja peatuda ja öelda, aga nüüd ma proovin avastada, mis on see, mida Jumal mulle ütleb. Teine asi, mis on väga kasulik, on palvetada piibli abil.
evangeeliumi abil näiteks on väga kasulik, aga psalmide abil, sest piibel on Jumala sõna, no siis tähendab, et sel hetkel, kui loed piiblit, sa tead, et Jumal räägib sinuga. See on väga selge. Nii, aga ja ma ei tea, võib-olla, ma ei tea, 3. Moosese raamat ei ole kõige lihtsam, no nii. Aga psalmid, no siis need on palved, need on laulud, no siis need on hüpnid, no siis väga ilusad, no ja mõnikord, kui ei tea, nagu, mida Jumal ütleb sulle või sul on mingi probleem või sa oled väga õnnelik, aga ei tea isegi, kuidas nagu valjendada, kuidas nagu Jumalale öelda, et sa oled nii tänulik. Psalmide abil nagu lihtsalt nagu psalmi lugeda, no ja seda kasutada, no et Jumala poole pöörduda. See on väga lihtne, väga ilus, no ja väga kasulik. Ja pärast evangeeliumid ka, eks, no sest kui evangeeliumid, Jeesus räägib evangeeliumitest, no siis tähendab, et lihtsalt nagu lugeda, mida Jeesus on ütelnud. Väga sageli, nagu me palvetame evangeeliumi abil, loed midagi, eriti palve kontekstis. Kui sa lihtsalt loed, nagu oleks mingi romaan või midagi sellist, võib-olla ei ole nagu suurt erinevust. Aga kui lihtsalt nagu loed ja saad aru, et see on Jumala sõna ja see on Jeesus, no ja ma tahan nagu mõista, mis on see, mida Jeesus ütleb, väga sageli paistab, et see on kirjutatud täpselt sinu jaoks. Ja see, kui see juhtub, sa oled peaaegu kindel, et on Jumal, no, kes sel hetkel on sinuga rääkinud. Pärast aja jooksul on ka võimalik nagu natukene paremini mõista, kas see oli mina või kas see oli Jumal, no, kes rääkis, no, siis kas need on minu mõtted või see on Jumal. Aga vist sellepärast nagu 3. asi, mis on võimalik teha, no, ja mis on väga kasulik, eriti kui palve elu nagu alguses, no siis kui ei tea vist väga hästi, kuidas palvetada, on vaimne juhendamine. No, natukene nagu preestriga, ei pea olema preester, aga preestriga või kellega, kes on juba vanem kristlane, vanem katoliklane. Natukene rohkem kogenud, no, kes võib meil aidata nagu mõista ja see on kindlasti, see tuleb Jumalast, no, see tõenäoliselt ei. Nii. Ja siis õpime, no siis, aga palve on oskus, no siis on vaja nagu õppida. Ja harjutada. Just, no, kui sa ei harjuta, ei õpi mitte kunagi. Siis ei saa kunagi selgeks. Aga kui sa harjutad, kui sa proovid iga päev natukene palvetada. Siis õpid ka kuulma Jumala häält paremini. Just. Aga kui on näiteks mingid väga väiksed asjad, mingid, et näiteks sa oled nõutu, kas minna maale rongiga või bussiga, siis kas selliste asjade pärast, no me võime paluda abi Jumalalt muidugi, aga kas nagu, mis hetkedel me saame kindlalt väita, et nüüd rääkis meiega Jumal või millal on vaja seda nagu öelda, et no suurte otsuste puhul vahel on nagu hea või kuidagi lihtne, et ei, mulle tundus, et Jumal nagu kutsub mind seda tegema või seda õppima rohkem, aga kui on mingid väiksed asjad, et siis kas on vaja nagu nii-öelda teha need ka vaimulikuks kogemuseks, et Jumal ütles mulle, et ma pean minema täna bussiga nagu. Ma olen veendunud, et Jumal tahab, et Jumal, kui ta lõi meie, ta otsustas, et me peame olema vabad, me oleme vabad, no ja seepärast mõnikord saame valida seda, mida me soovime ja päris palju tegelikult, ta ei anna alati, ei ütle ette, mida peab tegema. Aga samuti on alati võimalik, no siis Jumala käest nagu küsida või lihtsalt Jumalaga rääkida, no siis ise nüüd ma lähen nagu Tartusse, no ma mõtlen, et võib-olla ma lähen bussiga või rongiga, aga ei tea, no siis ja no bussiga, no siis filmid, ma viimati, no siis olen liiga palju telekat vaadanud, no vist ma lähen rongiga, no selles nagu paistab väike asi, aga kui me lihtsalt räägime Jumalaga enda sõnadega, no siis võib-olla avastame midagi, mis võiks meil aidata oma kristlikku elu natukene paremini elada. Et isegi nii väikestes asjades? Jumal on isa, kes armastab meid kogu oma südamega, siis ta on kindlasti huvitatud, no siis ei ole midagi sellest, mida me teeme, ei ole tema jaoks oluline. Kõik, mida me teeme, on tema jaoks väga tähtis. Samuti ma arvan, et ta on väga õnnelik, kui me oleme vabad ja lihtsalt otsustame, et see on see, mida ma tahan praegu teha või ma isegi enam võib-olla Jumalal on mingi üldine plaan meie jaoks, aga detailid
sõltuvad hästi palju meist, no ja Jumal on nõus sellega ja ta on väga rahul, no kui me, see on see, mida ma mõtlen vähemalt, no siis, aga ja niimoodi ma proovin elada, no siis, sest võiksid natuke nagu, ma ei tea, nagu hulluks minna nagu kogu aeg, siis kuidas ma tean, kas see on täpselt see, mida Jumal tahab või ei ole, no ja ja me hakkame võib-olla liiga palju kartma nagu ja just, no siis Jumal on isa, kes armastab sind, no ja ei ole vaja nagu teda karta, vastupidi, no siis eksida, mitte eksida ei ole nagu kõige tähtsam, no siis kui on patt, no siis meil on pihisakrament, no siis ja kui see on suur patt, no siis võib-olla kui on väike patt, ei ole isegi vaja pihil käia, no sest on lihtsalt nagu Jumala käest andeks paluda ja kõik, no siis ja Jumal andestab meile, sest pärast seda oleme proovinud teda armastada, nii okei. Sest on oluline nagu usaldada seda ettehooldust ka, et isegi kui me eksime, siis Jumal teadis meie intentsioone, et me tahtsime võib-olla head ja mõnikord ei olnud nii oluline võib-olla. Ja samuti nagu eriti nagu moraalelus, see on ainus viis õppida. No siis probleem on, kui tahad nagu absoluutselt kõige perfektselt teha ja mitte kunagi eksida, no see võiks olla natukene isegi uhkus, no siis kui mina ei ole perfektne, siis Jumal ei armasta mind. Ja natukene on, ma arvan, et on nagu vastupidi. Jumal armastab meid ja me teame, et Jumal armastab meid eriti sellepärast, et me oleme ebatäiuslikud. See on põhjus, miks Jeesus suri ristil. Ja ta teab, et me oleme ja just, ja see on põhjus, miks Jeesus suri ristil, et meid päästa, no siis tema tahab meid lunastada. Et ta tahab meid, tema on meie arst, nagu Jeesus ütleb evangeeliumis, ta on arst, no ja kui tema on arst, kui tema on lunastaja, siis tähendab, et me oleme haiged, me oleme pattused, ta teab seda, tahab meid aidata, no siis seepärast nagu peame teda usaldama, no ja seda, see nagu usaldus kasvab samuti, kui me palvetame, no siis kui palvetad, suhtled Jumalaga, saad aru, kes ta on, kui hea ta on, kui armuline ta on, no siis sakramentide abil ka, no sest osaled missal, võtad armulauda vastu, käid pihil, no siis Jumal annab sulle rohkem armu, tead, et on sinuga. Kõik see aitab nagu teistmoodi, no siis elada, no ja paremini avastada, kes Jumal on ja seepärast on natukene lihtsam rohkem palvetada või natukene loomulikum, nagu see on see, mis juhtub, no siis kui me lihtsalt proovime iga päev palvetada, no Jumalaga suhelda, me ei unusta, et on meiega. Nii et me oleme praegu rääkinud peamiselt siis nagu kontemplatiivsest palvest või nagu oma sõnadega palvest, aga meil on veel erinevaid viise. No esiteks muidugi missa ise on juba viis palvetada, aga mis oleks sellised igapäevased nagu võib-olla palved, mida võiks praktiseerida või harjutada või kuidas leida need viisid ja vormid, nagu, mis sobivad ja katekismus tegelikult räägib suulistest palvest, siis mentaalpalvest ja kontemplatiivne palve, no siis see oleks nagu kolmas. Suuline palve, see on nagu kõige lihtsam, meie isa palve, no näiteks on suuline palve, no siis see on, mis on väga kasulik, loomulikult see on isanda palve, no siis tema enda õpetatud. Kui temalt nagu küsiti, nagu, kuidas palvetada, siis ta ütles, okei, nii siis palvetage nõnda, no siis ja meie isa, kes oled päevas ja nii edasi, siis suurised palved on väga kasulikud alati, no isegi kui sa oleks mingi suur müstik, no või midagi sellist, kontemplatiivsed suulised palved on alati kasulikud no, ja vajalikud, no, sest mõnikord juhtub, no, nagu psalmid on teatud päeval, ei tea, mida öelda, ei tea, nagu, kuidas seda, mida me tunneme, väljendada, no, mida me teeme. Okei, no siis kasutame nagu Jumala sõnad, no, Kristuse sõnad, no siis võib, saad kasutada no, pühakute sõnu no, ja siis sellega no, siis pöördud Jumala poole, väljendad, mis sul on südames natukene kergemini või natukene lihtsamalt. Nii, siis selles mõttes, no siis mõnikord inimesed mõtlevad, et suuline palve on ainult nagu inimeste jaoks, no, kes veel ei tea hästi, kuidas Jumalaga suhelda, no siis algjatele, no midagi sellist ei ole, on alati vajalik. No, ja need palved võiks olla nagu pikkad, lühikesed, no siis on lühipalved on mõnikord väga kasulikud, no siis need palved, mis on nii lühikesed, no mis kestavad võib-olla
2 sekundit, no siis aga pöördud Jumala poole, no, tuletad meelde, et Jumal on sinuga. Mõned on natuke pikemad nagu Rosipark, ma ei tea, no, või Halastuse Rosipark, Halastuse nagu ja no siis Halastuse park, no või no, need asjad on ka väga kasulikud ja väga vajalikud, no, ja on väga ilus viis palvetada. Ja tuletavad meile meelde erinevaid asju, näiteks Rosipärg ju erinevaid Jeesuse elusündmusi, mida on vahel tore meelde tuletada. No, siis, ja kuidas Jeesuse elu õppime nagu ja Jeesuse elu mõttes, keda neitsi Maria abil, no, mis on, kes oli Jeesuse ema, no siis selles mõttes võiks olla väga ilus asi Rosiparga lugeda. Aga no, mentaalpalve on lihtsalt, nagu kui me palvetame enda sõnadega, räägime Jumalaga, vestleme, ütleme talle, mida me soovime, täname teda, no, siis palume abi, palvetame teiste eest, aga võib-olla võtame inspiratsiooni nagu piiblist, no, või pühakute tekstidest, no, või see on kindlasti väga kasulik, sest mõnikord abilapüha Teresa ütles, et alati, no siis ta oli suur nagu müstik ja kontemplatiivne nagu hing, aga et ta alati käis palvetamas raamatuga, no, sest võiks olla nagu piibel või mingi nagu pühaku raamat või midagi sellist, no juhul, kui teatud hetkel ei tea enam, mida öelda, siis ta võtab raamatut, loeb midagi ja selle abil, no siis proovib veel mõtiskleda ja Jumalaga teatud teemast rääkida, no siis selles palves nagu vaikus on eriti oluline, no siis kui aeg-ajalt natukene, aga siis nüüd ma proovin nagu kuulda, mida Jumal ütleb mulle, no, või lihtsalt küsida Issand, mida sa tahad mulle öelda. No, ja kontemplatiivne palve on lihtsalt nagu palve isegi ilma sõnadeta. No, siis sa tead, et Jumal on sinu juures, no, ja et ta armastab sind ja sina proovid Jumalat armastada. Ja see võib olla väga lühike päeva jooksul korraks. Võiks olla väga lühike. No, mõnikord juhtub, no, kui sa oled kirikus, tabernakli ees, no, ja sa saad aru, et ei ole vaja mitte midagi öelda. Sa tead, et Jumal on seal ja ta armastab sind ja sina oled seal ja armastad teda ja ei ole vaja midagi öelda. Nagu juhtub ka nagu sõpradega mõnikord, no, et sa oled koos nendega, võib-olla Eestis on veel selgem, no, siis kui sa oled Lõuna-Euroopas, no, või Lõuna-Amerikas. Siis kõik räägivad rohkem. Vaikus 2 sekundit, no, ja kõik saavad väga narviliseks, no, aga sageli, kui sa oled sõpraga või ma ei tea, vanematega või venna, õega, no, ei ole vaja mitte midagi öelda, oled koos nendega ja sa tead, et kui sa oled nendega, kõik on korras, no, see oleks nagu väga lühidalt, mis kontemplatiivne palve on. Palve on alati Jumala kingitus. Aga kontemplatiivne palve on nagu see on nagu 100% kingitus. No, siis me tuleb, kui Jumal tahab, no, siis see ei sõltu. Saame nagu natukene ette valmistada, no, ja lühipalvete abil või mentaalpalve abil, aga see nagu tunne, no, et see nagu, või veendumus, no, et Jumal on sel hetkel minuga, no, siis see ei sõltu nii palju meist, no, siis see sõltub Jumalast. No. Ei ole eriti nagu imelik asi või midagi sellist, keegi võiks nagu mõista, et ainult kui sa oled abilapüha Teresa või püha Risti Johannes, no, siis sa saad niimoodi palvetada, aga ei on üsna tavaline. Tavaline inimene võib ja seda tunda küll, no, siis, et tabernakli ees ja, või neitsi Maarja kuju ees, no, siis või väga sageli mõnikord ka isegi krutsifiksi ees, no, siis näed, et Jeesus on ristil, näed teda ja mäletad, et ta suri nagu meie pattude pärast, et kui suur on tema armastus meie vastu, no, ja võib-olla sa tunned nagu nii suur rahu, no, et kui tore kõik seda, mida Jumal on teinud, no, ja see on kontemplatiivne palve. No. Võiks olla ka mingi müstiline asi, no, siis, et sa oled nagu, ma ei tea, 7. taevas või midagi sellist, no, aga võib juhtuda ka, no, aga ei ole ainult see, no, siis. Nii et isegi mentaalne palve ja suurine palve selles mõttes on Jumala kingitus, et me ei pea nagu muretsema sõnade pärast, mida me ütleme, vaid see on ikkagi lõpuks vestlus, nii et nii loomulik kui võimalik.
ja on normaalne. Kindlasti. Nii, aga siis on veel üks võimalus, kuidas palvetada. Mina tean vähemalt, et on suretamine. Et mis see täpselt on ja kuidas see meid aitab? Nii, ma võib-olla sõna suretamine kõlab natukene imelikult või natukene võiks paista nagu natukene negatiivne asi, aga suretamine tähendab lihtsalt natukene nagu iga päev iseendale surra, ütleme. No. Sest kõik oleme natukene isekad ja mõtleme liiga palju iseendale ja nii, siis on vaja ka natukene harjutada. Et keha ei paluks rohkem kui see, mis on vaja. Nii, aga et seda teha ei ole vaja mitte midagi nagu imelikku teha või veidrat, no siis igapäevaelus on väga lihtne, no siis tahad natukene juua, aga sa ei joo kohe, ootad nagu paar minutit, ohverdad seda Jumalale, see on juba väike suretamine või see mõnikord võib-olla, ma ei tea, paastu ajal on võimalik natukene rohkem suretada ja vist inimesed ei suitseta või ei joo alkoholi, siis näiteks paastu ajal ja need on, aga need asjad natukene erakordsed, vist ei ole see, mida me saame iga päev teha ja just, aga samuti ei pea olema mitte midagi, mis on, võiks olla midagi nagu vaiksed, lihtsad ja mitte midagi loomulikult, mis on ohtlik või võiks olla tervisele nagu ohtlik, just, siis, et terve kuu ei maga või ei söö üldse. Ja just, siis kui teed seda, siis nagu pärast nagu paar nädalat, siis sa oled juba pool surnud, ei ole võimalik enam palvetada, ei ole võimalik näidatada, siis keegi ei saa, sul on absoluutselt nagu kõigest kõrini, siis keegi ei taha nagu sinuga suhelda, sest eesmärk on midagi Jumalale anda või lihtsalt natukene nagu ennast trennida, et pärast siis natukene rohkem teistele mõelda või et oleks natukene lihtsam Jumalale vastata või tema tahtmist teha, kui me ei ole üldse harjunud. Siis kui pärast Jumal palub meid midagi natukene raskemad või olulisemad, siis kuidas siis Jumalale vastata. Ja samuti nagu palve ajal, siis kui me ei sureta üldiselt, kui kogu aeg mõtleme iseendale või anname kehale, mida soovib, on väga lihtne olla super, ma ei tea, hajameelne siis palve ajal, sest iga, ma ei tea, 2 minuti tagant tahad kontrollida, kas nagu on mingi uus sõnum, siis Facebooki notification või midagi sellist, siis suretamine aitab meil natukene rohkem keskenduda, annab distsipliini lihtsalt, mis on sisseelu ilma distsipliinita ei ole võimalik. Elu ilma distsipliinita ei ole võimalik, siis kui alati nagu magad sisse, siis sööd kogu aeg ja õigel ajal ja kui ei ole, aga nagu päeva jooksul kõik mida tahad, šokolaadid, siis kogu aeg, siis Coca-Cola kogu aeg, siis kohvi kogu aeg või midagi sellist, siis kui tahad lihtsalt natukene nagu maha rahuneda või ennast kontrollida, ei ole võimalik, sest ei tea, kuidas seda teha. Nii siis kristliku elus ja elus üldiselt natukene nagu suretada, siis on võib-olla siis igapäevaelus ei kasutata nagu seda sõna, aga see on vajalik, see distsipliin on oluline asi. Et natukene püüda ennast treenida, ütlema ka Jumalale ja teistele, kes meid võib-olla vajavad või tõesti see on juba päris hea, kui ärgata esimese äratuse peale üles. See on päris hea suretamine, seda on raske teha vahel. Ja kindlasti. Ja pärast ei tähenda, et kristlased ei nauti. Ja just, ei pea nagu elu nautima või ei tohi või midagi sellist, ei vastupidi. Mis on see, mida ma ütlen inimestele, kes lähevad Rooma. Rooma peab jätist sööma ja palju jätist sööma. Nii palju kui võimalik. Nii palju kui võimalik, päevas mitu korda. Aga palvetama ka selle kellegi eest näiteks, tänada selle eest Jumalat. Jumalat tänada ja kelle eest samal hetkel nagu palvetada ja siis jätise söömine on ka nagu palveviis, siis on nagu palvetada. Just, jätise söömine ja töötamine
elu, jah, vot ja kuidas töötamine võiks olla palve, kas ka samamoodi kuidagi töötamise ajal, kui me oma igapäevatööd teeme, et saame ohverdada seda ka Jumalale? Ja kindlasti, ma arvan, et on vähem sama kui jätisega, ütleme. No siis iga olukord, kõik mida me teeme, on võimalik või igas olukorras on võimalik Jumalaga suhelda. Samuti, kui me töötame või kui me oleme kodus, kui me tegeleme asjadega, kui sa oled sõpradega, võib-olla see ei ole formaalne palve, see on rohkem nagu kontemplatiivne palve, kui tahad, aga töötad, tead, et Jumal on sel hetkel sinuga, proovid seda teha armastusest Jumala vastu, ohverdad seda Jumalale, ütled talle, siis issand, ma teen seda, sest ma tahan sind teenida, sest ma saan aru, et sellega ma aitan ka teisi inimesi, oma ligimesi, siis sel hetkel, isegi kui ei räägi kogu aeg võib-olla Jumalaga, aga sinu intentsioon, sinu soov on Jumalat armastada, on teisi aidata ja kui sa teed seda, siis see töö muutub palveks, sest see on dialoog, see on vestlus ka Jumalaga ilma sõnadeta, aga on vestlus Jumalaga, siis selles mõttes pärast, kuidas seda nagu praktiliselt teha, jälle ei ole kõige olulisem, siis mõned inimesed võib-olla, kui nad töötavad, nad panevad laua peale krutsifiksi ja siis aeg-ajalt nad vaatavad seda ja tuletavad, mina Jeesus oli ristil nagu armastuses minu vastu, siis ma proovin ka armastusega töötada või ma ei tea, aga see on sama kui see, kui ma ei tea, siis mees või naine, kes töötab ja tal on nagu perepilt nagu laua peal ja aeg-ajal vaatab seda, kui ta on vassinud ja ta tuleb, aga ma olen siin minu perekonna armastuse varast, mitte lihtsalt selle varast, et ma tahan hästi palju raha teenida või midagi sellist, mis ei ole halb loomulikult. On vaja teenida raha, jah. On vaja, siis kui ei teeni raha, siis ei ole võimalik reisida, näiteks, mis sulle meeldib väga. Jah, tõsi, kõik roomad ja... Aga lihtsalt kõik need asjad, mis aitavad meil meenutada, miks me teeme seda, mida me teeme. Et me soovime armastada sellega, mida me teeme. Need on kasulikud ja vajalikud ka, siis kui ei tee seda, võib-olla sa oled nii keskendunud, et unustad, mis on kõige olulisem. Et kõige olulisem ei ole töö tulemus. Kui sa töötad hästi ja armastusega, tavaliselt tulemus on hea. Aga tulemus iseenesest ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on, et sellega sa oled Jumalat armastanud, oma perekonda või lihtsalt, ma ei tea, siis kui teisi inimesi teeninud, ühiskonda teeninud, siis see on see, mis on kõige tähtsam, eks. Ja selline küsimus, et mis on erinevus nendel palvetel, mida me palvetame üksi ja nendel, mis me palvetame kõik koos, näiteks missad või ka roosipärga saab ju palvetada nii üksi kui kõik koos, et kas seal on mingi erinevus? Jah, kui palvetad üksi, see on isiklik palve, mis on alati vajalik, siis sa saad igal juhul, palve peab alati olema mingi isiklik suhe Jumalaga, isegi kui sa oled üksi või kui sa oled koos teiste inimestega, kui sa lihtsalt rutiinselt ütled seda sama, mida teised ütlevad, see ei ole palve, siis sa oled nagu papagoi, aga see ei ole päris palve. On võimalik ka olla papagoi, kui sa loed roosipärga üksi ja ei mõtle isegi sellest, mida sa ütled, loomulikult. Aga palve mingi isiklik komponent peab olema, siis kui see ei ole, siis midagi puudub. Aga kui sa oled üksi, kui sa palvetad teiste inimestega, see on ka suur abi, sest Jeesus ütleb evangeeliumis, kui 2 või 3 palvetavad koos, siis minu nimel, siis Jumal võtab meid vastu, siis see tähendab, et ja on ise nende keskel. Just, siis nii, aga ma arvan, et ei ole täpselt sama, on üks ka erinevus, sa räägisid missast, siis on missa on ühispalve, jah, aga see on kirik ametlik palve ja kõige olulisem palve, ja sel hetkel, kui me osaleme missal, palvetame Kristusele või Kristusega Kristuses,
no siis pöördume Jumala poole Kristuse nimel, ja siis selles mõttes no siis liturgiline palve nagu missa on natukene teistmoodi, no, sest räägib ka osadusest no, ja aitab meil elada ühenduses teiste kristlastega ja nii. Pärast nagu peres näiteks rosiparga lugeda, no siis see on ka väga tähtis, no siis sageli öeldakse, no, et näiteks, et pered, no, kes palvetavad koos, jäävad koos, no näiteks, no siis no, ja kui sa palvetad rosiparga, loed rosiparga nagu perega, no see on väga ilus asi, sest see ka nagu teeb, et oleksime natukene rohkem, ma ei tea, nagu ühendatud, no siis kasvab osadus ka, no siis peres, no siis või koguduses, no siis selles mõttes, no siis koos palvetada on. Peale seda, no siis on alati inimesi, kellele meeldib rohkem üksi palvetada ja teistele, kellele meeldib rohkem nagu teiste inimestega nagu palvetada, no ja kellel on natukene lihtsam, kui nad on teiste inimestega. See vist on natukene, siis ma ei tea, no siis erinevused, no, no siis lihtsalt isiklikud erinevused ei ole rohkem. Ja mingis mõttes, kui sa osaled missal, siis oled teiste inimestega koos, aga tegelikult palvetad ju ise ikkagi. Sa tead, et sa oled teiste inimestega ja mõnikord, kuna sa oled teiste inimestega, on ka natukene lihtsam nagu keskendada. Mõnikord jällegi on just raskem, kui on lapsed ümber. Karjuvad ja nii edasi või nuttavad, võiks olla, Aga mõnikord see just toob nagu rõõmu, et saad temast tänada, et meil on lapsed. Ja missa on nagu väga hea nagu näite, no sest no, siis ilusad laulud, no siis ilusad palved, no siis ja kõik nagu see nagu atmosfäär aitab nagu siis natukene teistmoodi palvetada, no ja vist see palve on isegi nagu sügavam, no siis kui sa oled lihtsalt üksi. Aga pärast evangeeliumis näeme, et mõnikord Jeesus palvetab üksi, et sageli nagu vajab nagu natukene nagu aega oma ette, no siis ja ta läheb nagu üksindusse palvetama, no näiteks, no ja aga samuti palvetab no siis sünagoogis ja palvetab jungritega, no ja ta teeb nagu ja mõlemad, no siis mõlemad on vajalikud no, ja on raske öelda, et üks on olulisem kui teine. Vist pärast sõltub natukene inimesest või kus sa oled no, siis sel hetkel oma elus, no siis mis on sel hetkel nagu kõige kasulikum. Aga jälle, no siis nii kui sa palvetad üksi või kui sa palvet teiste inimestega, kõige tähtsam on, et sina proovid pöörduda Jumala poole, no, sa tead, et sel hetkel suhtled Jumalaga. Sa suhtled üksi või vendade-õdedega, no, siis oleme koos, aga kõige olulisem on, et südames no, siis teame, et me suhtleme Jumalaga. No, siis. See on kõige tähtsam. Ja katoliklastel on veel selline huvitav komme nagu palvetada pühakute poole. Ja ehk siis miks me palvetame pühakute poole, kas see kuidagi aitab eriliselt või miks seda nii-öelda saab teha, miks see on hea, mida teha? Okei. Ma arvan, esiteks ma ütleksin, et me teeme seda, mõnikord mõned ütlevad, aga ei tohi nagu palvetada pühakutele no, või midagi sellist, sest piibel ei räägi sellest. Mina ütleksin, et seesama argument on võimalik nagu kasutada vastupidi ütleme. Ja just, no, sest kui piibel ei ütle mitte midagi selle vastu. Jah, seda küll. Ei ütle kuskil, no, et ei tohi no, siis pühakutele no, siis, pühakute poole pöörduda või nende eest kostel abi paluda. Siis see on üks asi, mis nii, aga ei ütle, et ei tohi, aga kui ei ütle mitte midagi, no siis on võimalik seda teha, no siis ma arvan, et see on võimalik niimoodi nagu sellest mõelda. Aga pärast, no siis kui sa tead, et pühakud on need inimesed, kes elavad nagu juba Jumala juures, no, kes näevad juba Jumalat nagu näost näkku, no, kes nad on jõudnud taevasse, mis on meie eesmärk, no siis ja seepärast no siis on selge, et kui
nad palvetavad meie eest, kui nad kostavad meie eest, no siis Jumal võtab neid kuulda, no siis paistab loogiline, no kui sa vajad midagi, no siis ma ei tea, no siis presidendist või midagi sellist, no ja sul on üks sõber, kes on nagu presidendi väga hea sõber, no siis kas sa võiksid temaga rääkida, no sest või piiskop, no ma ei tea, no siis ei tea võib-olla isiklikult, kes on piiskop, no aga vajad nagu mingi abi või temalt midagi paluda. No, aga tunned kedagi, kes on väga hea sõber piiskopiga, no siis paistab loogiline. Paluda abi. Ja, või tead, kes on tema ema. No, ja siis, no siis see on see, mida katoliiklased teeme, no siis me austame no siis pühakuid, me ei kummarda neid, sest kummardame ainult Jumalat, aga austame neid, sest me teame, et nad on elanud nagu eeskujulikult, no ja seepärast nad on juba koos Jumalaga, no ja seepärast no siis see on meie eesmärk, nad jõudsid, no siis on loogiline nagu neid austada, no siis kui me austame no need, kes nagu ma ei tea, no siis on võitnud jalka nagu MM-i või midagi sellist, no siis Messi tuleb nagu, kui Messi tuleks siia, siis kõik oleks hullud, no siis ja kõik tahavad temaga rääkida või okei, nii. Siis me austame neid enam-vähem samamoodi, no ja saame aru, no et kui nad on taevas, no siis nad pöördume nende poole, võtavad meid kuulda ja nad on juba Jumalale lähemal. Ja just, no siis see on ka selge. No pärast on erinevad kirikus nagu erinevad nagu traditsioonid, no siis selles mõttes, et sul on nagu mõned pühakud, no kellele nagu palutakse nagu kindlaid asju. Ja kindlaid asju, no siis konkreetseid asju, no siis nii, et näiteks Antonius aitab meil asju leida, ja just, no näiteks. Ja üks ema rääkis mulle väga toreda loo, kuidas ma loodan, et ta ei pahanda, et ma seda jagan, et ta lapsed palusid tal otsida mingeid, tal oli väga kiire, aga ta lapsed mängisid legodega ja neil on üks suur legokast ja lapsed palusid leida tal mingisugune tükk, mida on üks. Seal terves legokastis on üks eriline tükk ja ta lihtsalt iga kord palus Püha Antonius, palun aita mul leida ja pistis käekasti, leidis kohe selle õige tüki ja siis jälle mitu minuti pärast jälle lapsed hüüavad, et palun tule aita ema leida seda tükki ja ta läks uuesti, palus Püha Antonius, palun aita mul leida ja jälle leidis täpselt kohe selle tüki, et vahel see tõesti aitab. Ja no siis paluda abi, no siis pühakute käest, inglite käest, kaitseingli käest, no näiteks, no siis ja mõnikord võib-olla inimesed ütlevad, aga kui on nagu nii pisi asi, no siis kas nagu tohib segada, no siis võiks öelda, no siis kas ma ei tea, pühakud või inglid ei peaks nagu teistest asjadest mõtlema, mis on olulisemad või kui see on nagu mingi oluline nagu vajadus, no siis paistab loogiline, aga kui see on nagu mingi väike asi nagu kui ma olin Rosarios, no siis Buenos Aireses on vähem sama lugu, no siis need on nagu suured linnad Argentiinas, no ja kus ei ole nagu väga lihtne nagu parkimiskohta leida, no siis mina nagu palusin abi nagu kaitseingli käest, no ja töötab väga hästi, no aga kas see on nagu, kas piisavalt oluline? Ma ei tea, no aga kaitseingel või pühak, no siis ta on Jumala juures, ta armastab meid, ta tahab aidata, no siis miks mitte nagu temalt abi paluda, no ja kui pärast teed seda ja aitab, no siis sa saad aru, et okei, neile nagu meeldib, no kui nad võivad meid aidata, no siis ei ole nagu absurdne, no siis on vaja proovida lihtsalt, no. Aga kõik see, kui mingi imetegu juhtub, no või kui me saame nagu saame seda, mida me oleme palunud või mingi eriline arm, see on Jumala kingitus, no. Meil on järgmisel nädalal, no siis Eduard Profitlich ansaks kuulutamine, no see on nagu suur talitus nagu siin Eestis, no ja suur asi, no ja väga uhke asi, no. Aga kui kuulutatakse pühaks, no siis kedagi ei ole nagu sellepärast, et tema on imetegu teinud, vaid et tema eestkostel, tema kaudu, no siis Jumal on midagi teinud, no siis see on selge, no siis ei ole see pühak ise, no, kes teeb. Sest
nagu siseelus on samamoodi, no siis kui me palume, et keegi palvetaks meie eest, tema palvetab meie eest, aga pärast on Jumal, kes aitab meid, no sest üks teine asi oleks, nagu me palume kelleltki raha, okei, väga hea. Kui sa palud mingi vaimne arm, no siis ainus, kes võib seda anda, on Jumal, no siis selles mõttes, no siis lõpuks on alati Jumal, no siis kes meid aitab. Kunagi te mulle selgitasite samamoodi, et on raskem ära öelda ju oma parimatele sõpradele ja oma emale, et kui tema meilt midagi palub, siis on nagu raskem ei öelda. Ja pärast ei ole kohustuslik, no siis palvetada, no siis pühakute kaudu on ka nagu võimalik, no siis otse, no siis Jumala käest paluda, mida me vajame ja väga sageli me teeme seda. Aga võiks juhtuda, et teatud hetkel, kuna me oleme inimesed, no siis me nii nagu võib-olla ühel päeval tunneme vajadust rohkem Jeesusega rääkida, võib-olla teatud hetkel või on mingi väga nagu kindel nagu vajadus, no ja seepärast sa pöördud Püha Antoniuse poole, sest tead, et kui sa palud seda tema eest kostel, Jumala arm nagu jõuab kiiremini, no ma ei tea, no siis kui... Jah, just. Ja aga mis on noveenid? Noveenid on ka ju võimalus palutada tavaliselt pühakute poole. Noveenid on lihtsalt nagu 9 päeva järjest, no siis palvetada või mõtiskleda või paluda, no siis on erinevad nagu võimalused, no siis mõnikord nagu on nagu mingi nagu töönoveen, no ja siis paluda tööd, no siis rahu noveen või lihtsalt no siis mõnikord no siis aitavad meil ette valmistada või mingi nagu pühaku nagu kirikupühaks, no või on väga tavaline asi, no siis noveen enne nagu 8. detsembri Neitsi Maarja suurpüha, no siis no siis 9 päeva järjest, no siis mõtiskleda Neitsi Maarjast, no ja tema elust ja kõik, mida ta on teinud, nii. Selleks on tavaliselt mingid tekstid olemas, on ju võimalik leida kuskilt? On võimalik leida nagu erinevaid tekste. Aga kas seda võib ka teha lihtsalt nii, et sa iga päev siis palvetad tema poole? See ei pea olema kindel tekst. Ja see on väga, tähendab, 9 on sümboolne number, no siis see on 3 × 3, no siis 3 on Jumal on kolmainus, no siis tähendab, et on nagu täiuslikkuse number 7 ka, nii, aga siis 3 × 3, no siis see on nagu täiuslikkuse number ka. Nii, see on sümboolne asi loomulikult nii. Ja seepärast sageli no siis palvetatakse no siis 9 päeva ja et midagi konkreetselt paluda või mingi intentsiooni eest no siis palvetada. No, siis on võimalik seda teha. Kas see on tavaliselt nii, et 9 päeva ja siis see 10. päev on see sündmus või nii, et 9. päev on see või seal ei ole vahet? Ei ole võimalik öelda, see ei ole nii matemaatiline asi, no tähendab, et no, võiks ju mõnikord on vaja, nagu kui on midagi, nagu ma ei tea, ei tähenda, et palvetame nüüd 9 päeva rahu eest ja siis... Ei pruugigi olla, ei pea olema mingit sündmust. 10. päeval, no siis maailmas pole enam sõda, no siis... Ei, ma mõtlesin, et kui on näiteks mingi pühaku suurpühaga seotud, et kas siis see peaks lõppema enne või see peab lõppema samal päeval? Tavaliselt lõpeb sel viimasel päeval on selle nagu samal päeval, kui on see, okei. Ja siis hästi. Okei, ja kui on, ja muidu võib teha seda ju, noh, ükskõik mis hetkel võib teha mingi intentsiooni eest, nagu te ütlesite ka. Ja, just. Okei. Ja kas Jumal siis sellisel juhul, eriti kui me praegu pühakutest räägime, kuulab nagu mõnede inimeste palvet rohkem kui teiste inimeste palvet? Kas näiteks preestrite või munkade palved on nagu vägevamad? Mina ütleksin, et mida nagu kirikud traditsioonid ütelnud, et Jumal võtab kuulda erilisel viisil laste ja haigete palveid. Mis ei ole väga raske mõista, miks. Siis lapsed, kui näed, kuidas lapsed palvetavad, no siis eriti vaiksed lapsed, no siis nad palvetavad, neil on nagu mingi väga sügav suhe Jumalaga väga sageli. No, nii, ja laps on siiras, no siis ta on
põhimõtteliselt süütu, no siis nii tähendab, et on ja evangeelium ütleb, no kuidas Jeesusele meeldis, no siis olla lastega, no siis millegipärast, no see oli nii. Jah, haigete palved, no siis haiged on eriti nagu samastunud Kristusega, kes suri ristil, no siis nad kannatavad, no ja nad võivad, kui juba kannatavad nagu Kristus, nagu kannatas ristil, eriti kui nad on nagu väga haiged, no siis inimesed, no siis kui on nagu, kui see on nagu mingi peavalu võib-olla vähem sama, no aga on inimesed, kes on tõsiselt haiged, no ja kui need inimesed palvetavad, no siis need palved jõuavad nagu kiiremini taevasse, no see on no, loomulikult, no siis pärast, no kui see, kes palvetab, on hea inimene, kui ta on püha, no siis Jumal alati võtab teda kuulda. No, ja kui ei ole ka, no sest aga no, sest ta on hea isa ja armuline ja halastaja, no ja armastab meid väga, no siis aga ja no siis laste ja haigete palved on tavaliselt väga efektiivsed ja tõhusad, no nii siis on kui meil on mingi vajadus, no siis paluda, no siis lapse või haige inimese käest, no ta palvetaks natukene. Tavaliselt on väga hea mõte. Igal juhul teiste inimeste käest nagu paluda, et nad palvetaksid meie eest või mingi intentsiooni eest on oluline. Ja preestrid, ja eriti kui nad palvetavad missal, no siis on Kristus, no siis inimesed võivad ka, no siis kui nad osalevad missal, no siis palvetada erinevate intentsioonide eest, me teeme seda näiteks eestpalvet, no siis see on mõte, no siis palvetame koos, no siis teatud intentsioonide eest, aga kui preester nagu palvetab missa ajal või ohverdab missad no, kindla intentsiooni eest, no siis see on Kristus, no, kes palvetab sel hetkel, vaid tema nagu ühenduses Kristusega, no siis palvetab, no ja need palved on ka väga tähtsad. No. Samuti, no, kui kõik kristlased palvetavad koos, no siis täna on paavst Leo on meil palunud nagu palvetada ja paastuda rahu eest. No siis kui kõik kristlased no siis ühinevad ja palvetavad koos, no siis Jumal kindlasti võtab seda kuulda, no ja no, võib-olla võtab natukene aega veel, no, sest need asjad ei ole lihtsad, no, aga no, siis koos palvetada on oluline. Mis on, see on üks teema, millest vist ei ole veel rääkinud, no, aga Jumal alati võtab meid kuulda, aga mitte alati annab meile täpselt seda sama, mida me oleme palunud. No, see on vaja sellega arvestada. Mõnikord sellepärast, et mida me palume, ei ole väga vajalik. Mõnikord, sest me ei palu hästi, no, nagu Püha Paulus ütleb, no, siis me ei palu seda, mis meile sel hetkel nagu reaalselt sobib, no, mida me vajame. No, või palume lihtsalt, sest me oleme kadedad no, isekad no, ja me soovime rohkem kui teisi või midagi. No. Ja siis selles mõttes aga Jumal alati annab meile seda, mida me vajame. Kui me oleme palvetanud, alati annab meile, mida me vajame. Isegi kui mõnikord ei ole täpselt sama, mida me kujutasime ette, no, või me oleme, nagu nüüd ma mäletan, et mul on üks sõber, kes on preester, kes elab Roomas no, ja teiste preestritega nad lähevad no, külastama nagu vanu preestreid, no, kes võib-olla nad on üksi, no, siis kes või keegi enam ei külasta, no, Roomast nendest on palju. No, ja et nad käisid nagu külastamas, no, siis preestrid, kes oli nagu 90 aastat vana või midagi sellist, no, ei olnud enam noor, ütleme. No, ja see võib juhtuda ainult Itaalias, no, ja siis kui nad lähenevad, no, nad näevad, et tema juba ootas neid no, ja aknast no, hakkab nagu teisel korrusel no, karjuma, tal oli ühe palvekaardi käes, no, Püha Jose Maria kaardi käes no, ja ta hakkab nagu karjuma, ta ei võta mind kuulda, ta ei võta mind kuulda, mis juhtub siin, no, siis Itaalia, no siis no, üks preester no, karjudes, no siis aknast, no siis mis see asi on, no nii. Okay. Ja kui nad nagu küsivad tema, mis on see, mida sa palud, no, et võtta mind kuulda, no siis ma palun, et ma võiks olla uuesti õpetaja Rooma seminaris ja ei võtta mind kuulda.
no nii, aga no siis pärast rääkides nagu teiste prestidega sellest, no siis ühe nagu piiskopiga, kes elas Roomas, no siis piiskop ütles neile, no siis aga järgmisel korral, kui te käite külastamas, no siis ütelge talle, et Jumal annab talle veel midagi suuremat. Püsivus palves. no see on nagu, okei, no siis võib-olla, no siis sel hetkel paistab, et Jumal ei võta meid kuulda, aga me jätkame nagu palvetamisega ja Jumal annab meile kannatlikkust või annab meile rahu või annab meile püsivust, no siis erinevaid asju, mis võib-olla on vajalikumad no, ja kui ma ei tea, no kui mingi nagu raha või mingi tööd või midagi sellist, no siis see on üks asi, millega arvan, et on vaja natukene arvestada. Jumal alati nagu maksab väga hästi, võiksime öelda, no siis kui me oleme kannatlikud, no siis ta annab meile rohkem kui seda, mida me oleksime kunagi ette kujutanud, eks no siis kui ma õppisin Roomas, mul oli 2 korda võimalust kohtuda paavst Johannes Paulus teisega, aga lõpuks ei saanud, sest ma mõtlesin, okei, siis see tähendab, et mitte kunagi elus kohtun paavstiga. No, ja siis paavst Franciscus tuli siia Eestisse. No, et ürita tõlk. tema tõlk, no ja ma olin terve päeva koos paavstiga, no tõlkides, no autos, no siis ma sõin temaga, no see oli nagu okei, no siis ma pidin ootama 15 aastat, no aga vaata, no siis Jumal no siis maksab alati väga hästi, no siis kui toob midagi suuremat. Ja just, kui sa oled valmis ootama, no kui okei, no siis Jumal alati no siis annab rohkem, no kui seda, mida sa palusid, no või mida ootad, no siis see on ka selge. Ta on ikkagi meie hea isa. Just. Ja viimane küsimus lõpetuseks oleks selline, et kuidas te julgustaksite praeguseid katoliiklasi või just eelkõige võib-olla noori, aga Eestis on neid nii vähe, et kõik ilmselt vajavad natuke julgustust vahel, et kuidas elada oma tavapärast elu ja nagu katoliiklastena? Nii, eelkõige, no siis ainusas, tähendab kõige suurem kohustus on pühapäevitimisel osaleda, no siis mis on väga ilus asi, no siis koos tulla palvetama, väga vajalik asi. Samuti natukene aega vähemalt kord nädalas Jumalale anda paistab mõistlik. No. Peale seda, no siis palvetamine on kindlasti väga oluline. Piibli lukemine loomulikult ka. Nii, kui on võimalik, no siis teiste noortega no siis kohtuda ja võib-olla nagu koos lugeda, no siis kas piiblit no, või katekismust, no, kui on võimalik nagu preestri abil no, võib-olla neid raamatuid lugeda, siis on veel kasulikum, no siis et natukene paremini mõista, no siis mis on see, mida kirik õpetab ja mis on see, mida Jumala sõna ütleb, no siis nii, aga pärast on, tähendab, ei ole nagu piibel ütleb nii mitu korda ja nagu paavst Johannes Paulus teine ütles ka nii mitu korda, no siis ära karda, no siis nagu ärge kartke, no siis on kes on hea kristlane lõppude lõpuks, no see, kes on hea inimene. Ei ole võimalik olla hea kristlane, kui sa ei ole hea inimene, no siis ja see on meie eesmärk, no siis kes on pühak, no see, kes on kõige normaalsem inimene maailmas, no siis see on, ei ole nagu mingi imelik nagu või veider inimene või midagi sellist, no siis vastupidi, no siis ta on see, kes on täitsa normaalne, no kes mõtleb teistele, no kes proovib aidata, kes palvetab, no siis ei ole, kui ma tahan olla hea kristlane, no siis no, ma ei tea, no, ma pean nagu nii palju asju tegema, mis on nagu ma ei tea, nagu lõpmatu nagu nimekiri no, asjadest, mida ma pean tegema midagi nagu eriti formaalset või midagi sellist, no siis kui me mõtleksime niimoodi, siis me oleksime nagu variserid, no siis nagu evangeeliumi variserid, no siis inimesed, kes olid veendunud, et nad on head, sest nad täitavad hästi palju asju.
loomulikult on vaja, on mõnesid asju, mis on vajalikud, no ja mõnesid asju, mis ei tohi teha, no siis on selge, no siis aga kõige olulisem on no siis proovida nagu iga päev rohkem Jumalat armastada nii hästi, kui me suudame, seepärast palvetada, et teada, kes Jumal on, et suhelda temaga, seepärast piiblit lugeda, no see, et mõista paremini, mis on see, mida Jumal õpetas, no ja kui on võimalik ka nagu kirikuõpetust lugeda, no siis teada, no siis mis on täpselt see, mida meie kirik nagu õpetab, no ja pärast sakramendid, loomulikult, no siis no sakramendid on nagu kõige olulisemad nagu armu nagu kanalid, no kui tahad, no siis pihil käia, no siis see on väga ilus asi ja väga kasulik. Armulauda vastu võtta, kui keegi on Jumala armuseisundis loomulikult, no, aga need asjad on väga olulised ja Jumal on meiega ja ta annab meile jõudu. Nii, ja teiste nagu, ja noorte katoliiklastega nagu suhelda, no siis kui on võimalik, no siis see on hea. Seepärast nagu neid, ma ei tea, nagu ülemaailmne noortepäev, no need asjad, no siis on nii ilusad ja kasulikud, no sest siin Eestis ei ole nii palju noori, kes on kristlased isegi. Aga seal nagu käid kohtud on 1 miljon nagu noort, no, kes nad palvetavad ja nad tahavad olla nagu head kristlased ja tahavad, aga siis tähendab, et ma ei ole tulnukas. No. See on julgustav küll. Ei ole, no siis no, kes elab kristlasena, no, siis lõppude lõpugi on see, kes on nagu kõige õnnelikum, no, ja kes rohkem naudib elu. No, sest täidad nagu Jumala tahtmist, Jumala plaani, no, ja ei ole võimalik, no siis, et ma võib-olla teatud hetkel, no, sest oled vassinud või natukene haige, okei, no siis asjad ei paista nii, et säravad nii palju, no, aga päike paistab, et päike ei paista, no, aga kui oleme truud Jumalale, no, siis ustavad, no, siis püsime, no, siis oleme, kristlane on kõige õnnelikum inimene maailmas. See on tõsi, mina arvan. Aga aitäh, aitäh, et tulite ja kohtumiseni järgmistel kordadel võib-olla. Siis kohtumiseni. Jälle aitäh kutse eest. Jah.